Ülikooli avatud ülikool on alaliselt avatud. Kelle jaoks on avatud ja kas seda ka ise avada saab, seda tuli uurima Tallinna Ülikooli avatud ülikooli. Avatud ülikool on koht ülikoolis, mis pakub võimalusi õppida väljaspool tasemeõpet, ühtlasi liituda ka tasemeõpingutega neil, kes siis tahavad ennast täiendada või oma kvalifikatsiooni tõsta või sootuks ümber õppida, uut eriala omandada. Nii et sisuliselt see on selline nagu õppimise kogukond. Avatud ülikooli klassikaline õpe ehk siis avatud tasemeõppe meie keeli on siis võimalus õppida koos üliõpilastega erinevates tasemeõppeainetes ja vastavalt omale sobivale mahule ja konkreetsele erialale. Täienduskoolitus on võimalus lühikursustel täiendada oma erialaseid teadmisi või siis omandada sootuks uusi teadmisi, oskusi, uut eriala. Ja eelõppesse on oodatud meil ennekõike gümnaasiumi noored, ehk et siis õpilasakadeemias on võimalik katsetada erinevatel kursustel osaledes oma oskusi ja ka huvi siis edasiste kutsevalikute tegemiseks. Ma kuulsin selle kohta, kui ma käisin gümnaasiumis ja paljud olid seal käinud, see on siiralt populaarne. Sellepärast annab esiteks maitse suhu, missugune on ülikooli elu. Et mida nagu tulevikus õppida ja kas see on see, mis tegelikult on su kutsumus või see, mis see nagu erutab. Et kas see pakub huvi. Ja see ongi selline tore koht, et kus sa saad nagu minna, sa õpid loengutes terve kursuse vältel, nagu on täpselt ülikoolis. Õpilasakadeemia on ainus koht Tallinna Ülikoolis, kuhu saab astuda enne gümnaasiumi lõpetamist. 6 aasta jooksul on Õpilasakadeemiast käinud enam kui 2700 noort üle Eesti ja paljud neist nagu Maareki on tänaseks juba üliõpilased. Õppimise nimel tuleb loobuda laupäevadest. Õpitakse nädalavahetustel, nii ei sega see koolis käimist. Üks kursus maksab 200 krooni. Ma käisin 1 semestri vältel, ehk siis iga nii-öelda eriala kestab seal 1 semestri. Tähendab seda, et sa saad kord nädalas need loengud kätte, mis sa muidu saaksid ülikoolis. Kogu see miljöö, kogu toimetamine käibki Tallinna Ülikoolis, kuna Õpilasakadeemia on siis seotud Tallinna Ülikooliga ainult. Elu täpselt sama nagu ülikoolis. See on nagu ääretult tore pluss, et kui ma nagu käisin selle ära, siis ma läksin sama eriala peale edasi õppima ja kui õpid sama eriala edasi, siis läbitud ainepunktid kantakse sulle üle. Ma olen Avasüli kogu aeg soovitanud, et minge ja kuulake. Mind see aitas. Ma sain teada, mida õppida ja ma käisin mitmeid loenguid kuulamas ja mitmed erialade loenguid kuulamas tegelikult isegi. Ja nüüd ma õpingi selle eriala peal, mida ma kuulasin. Kas see Õpilasakadeemia kinnitas sulle sinu valitud eriala või sa seal avastasid, et võiks seda õppida? Ja, tead, avastasin. Ja see ongi pigem suunatud avastamisele, jah. Et inimesed läheksid kohale ja vaataksid. Tihtilugu enamik lähevad ülikooli ja nad näevad, et see ei ole päris see asi. Et see nagu annab sulle võimaluse näha laiemalt ja leida omale õige. See oli sinu jaoks selline eelluure, mis täiesti õigustas ennast? Ja, täpselt. Ja mis ametit sa õppima läksid? Reklaami ja emakoloogiat. Mis sa soovitaksid gümnaasiumiõpilastele praegu seoses Õpilasakadeemiaga? Ma soovitaksin neile tulla siia kuulata, valida neid aineid, mida nad võiksid tulevikus õppida ülikoolis. Nad saavad tunda, kas see on see, mida nad tegelikult tahaks. Muidu nad lähevad ülikooli, teadmata, mida see aine tegelikult endast kujutab ja tihtilugu pettuvad. Et see ongi nagu ütleme, saad ette vaadata ja siis tagantjärgi nagu tegutseda nii, et sa midagi ei kaota. Kas avatud ülikool on konkreetselt siin või see on mööda linna laiali pillutatud või mööda Eestit laiali pillutatud? Nii ja naa. Avatud ülikooli peamine keskus asub ikkagi siin peamajas, aga kui me räägime näiteks täienduskoolitusest, mida me koordineerime kogu ülikoolis, siis täienduskoolitusüksused on laiali mööda instituute ja ka meie kolledžites Rakveres ja Haapsalus. Et nii-öelda sünonüümina öeldes, siis avatud ülikool asub kõikjal, kus on Tallinna Ülikool.
Avatud ülikooli täienduskoolitustelt ja avatud tasemeõppest ja eelõppest käib aastas läbi kuskil 12 000 inimest. Et seda on mõnevõrra rohkem kui tasemeõppes üliõpilasi õpib. Kui pikalt see kestab õppimine avatud ülikoolis? Kui aus olla, siis nii pikalt, kui keegi ise on planeerinud. Ehk et siis meil justkui sellised oma õppekavasid ei ole, et me küll korraldame täienduskoolitusi, aga kui inimestel on soovi liituda näiteks tasemeõpingutega, et siis need õpingud kestavad sama kaua kui üks ainekursus või lausa üks eriala. Avatud ülikooli sisse ei peagi astuma, et inimene avaldab lihtsalt soovi teatud ainet kuulata või mingil kursusel osaleda ja nii ta nende õpingutega liitubki, et selline kirjutamata reegel on küll, et avatud ülikool tasemeõppesse võimaldab astuda neil, kellel on keskharidus. Tasemeõppes on võimalik õppida pea kõiki erialasid, mis Tallinna Ülikoolis kavas on. Võimalusi avaldab e-ülikool. Korraldatakse ka lühemaid koolitusi, mõnest tunnist alates. Õppimisel on oma hind. Avatud ülikooli õppe on algusest lõpuni tasuline, et kui täiskasvanu soovib mingisugustesse ainetesse ennast registreerida, siis on sellel omaette ainepunkti hind, mis siis tuleb tasuda kas tal endal või tööandjal. Ja täienduskoolitus ja muud kursused on samamoodi kõik tasulised. Täienduskoolituses kahjuks stipendiumeid ei ole, aga on võimalus paluda teatud tingimustel soodustust osalemiseks siis näiteks teatud tasemeõppe ainetes. Et selleks tuleb siis esitada avaldus vastavale üksusele ja põhjendada oma soodustuse soov ära ja enamasti tullakse ka vastu. Kui inimesed tulevad õppima, kas nad tulevad siia oma lõpuks teadmisi täiendama või saaksid nad siit diplomi, mingid ainepunktid, millega siis vähemalt omale kodus seina peale kirja panna? Enamasti olenevalt ainete mahust, kui me räägime avatud tasemeõppes, siis ikkagi on võimalik ka ainepunkte saada. Ja juhul, kui on tulevikus soov ülikooli õpingutega statsionaarselt liituda, siis saab neid ainepunktega kõik üle kanda. Ja teatud täienduskoolituste läbimise eest on samamoodi võimalik ainepunkte saada. No avatud tasemeõppes kehtivad ikkagi need reeglid, mis üliõpilastelegi. Et erandeid avatud ülikooli õppijatel ei tehta, et see õpe toimub kõik nende reeglite järgi nii-öelda. Aga mis puudutab näiteks täienduskoolitust või eelõpet, siis ikkagi on teatud tingimused, mis tuleb täita selleks, et see kursus läbida. Et niisama tunnistust ei kingita, kuigi meil on pretsedentega vabakuulajate näol, kes lihtsalt tulevad ja kuulavadki. Ja kui aine või kursus ei sobi või meeldi, et siis lahkuvad. Kas avatud ülikooli õpilased saavad ülikooli pileti? Õpilaspileti? Ei saa. Avatud ülikooli üliõpilased ei saa üliõpilase staatust. Avatud ülikooli õppijad on tegelikult ülikooli mõistes just kui täienduskoolitus õppijad, et nad tulevad siia ennast mingil hetkel täiendama, aga nad ei saa näiteks õppelaenu taotleda ega muid üliõpilaste soodustusi. Kas avatud ülikool algab konkreetsel kuupäeval, lõpeb konkreetsel kuupäeval või kui ma tahan näiteks 14. veebruaril teiega liituda, kas ma saan? Põhimõtteliselt saab. Aga avatud ülikool, kui me räägime avatud tasemeõppes, siis ikkagi nende avatud tasemeõppe ainetega saab liituda õppeaasta alguses või siis uue semestri alguses. Täienduskoolitustel saab osaleda aastaringselt. Ja e-õppe on valdkond, kus siis on võimalik virtuaalülikooli kaudu sisuliselt igal ühel osa saada ülikooli õpingutest, vaadates erinevate loengute salvestusi, erinevate intervjuude salvestusi ja nii edasi. Kui tunnete, et teie teadmistes on lüngad või õpitee pooleli jäänud, vaadake Tallinna Ülikooli kodulehte www.tlu.ee. Avatud ülikooli teemadel ka meie järgmises saates.